Tere taas, rõõm teid taas kõiki näha ja täna on meil teile lausa 2 huvitavat autot välja pakkuda. Ja miks meil täna selline huvitav võrdlus on nimelt selles, et mõtlesime, et me toome teieni sellise nii-öelda võrdluse, et me läheme ajast tagasi minevikku, aga samas oleme ka olevikus ja võrdleme siis 2 autot. Et miks need autod? Esiteks muidugi sellepärast, et mõlemad on sedaankerega. Teiseks on nad mõlemad Lääne-Saksa toodang ja ka sama aasta autod. T28 toodeti aastast 81 sügisest kuni siis 87 aasta sügiseni ja Asconad samuti alates aastast 81 samuti sügisest ja kuni siis 1 aasta rohkem 88 aasta sügiseni. Ma ütlen kohe ette ära, et selles mõttes, et keegi nüüd ei arvaks, et kuidagi see võrdlus oleks võib-olla ebavõrdne, et kuna meil on siis nii-öelda M535i, mis oli siis tollal peaaegu tippmudel, sellest kõrgem oli vaid M5 ja teiseks on meil, ma ütleks nii-öelda üks tavaline karburaatormootoriga Ascona, et tegelikult ega me siin päris üks-ühele ei võrdlegi, aga ikkagi mingil määral saame mingisuguse võrdluse kätte. Ma siis korra toon välja ka, et mis on nagu nende 2 auto teised näitajad, et siis M535i puhul leiame mootorruumis siis rahvakeeli 3,5 mootoriga, tegelikult minu matemaatika ütleb, et selle autol on 3,4 liitri mootor, sest kuupsentimeetrid on 3430 ja rida 6 mootor muidugi ja kilovatt 160. Ascona, see konkreetne Ascona, sellel on 1,8 liitri mootor, rida 4 karburaatoriga ja kilovatti peaaegu 100 tükki vähem ehk 62. Aga muidugi, mis räägib natuke Ascona kasuks, on kaal, et kui M535i kaalub umbes 1500 kilo, pluss-miinus natuke sinna-tänna, pigem pluss, siis Ascona kaalub 1000 kilo ja siin isegi vist pigem 10 kilo vähem kui 1000 kilo. Aga lihtsalt ütlen ära, et tegelikult Ascona ei pea üldse ennast tundma alaväärsena, sest ütleme, et kui meil oleks siin kõrval 518i või 524 diisel, 524 turbodiisel, igal juhul Ascona oleks märksa kiirem masin ja isegi näiteks, kui oleks kõrval 520i või 525e, millel on katalüsaator, siis tegelikult ka nendel autodel astuks konkreetne Ascona juba täitsa kandadele. Ja kui meil oleks näiteks Ascona, millel oleks 2 liitri mootor, 95 kilovatti, selline mudel, siis tegelikult see seljataks peaaegu enamus E28 mudelid, pakuks tõsist konkurents juba 528i-le ja muidugi ainuke auto, millega ta võib-olla hakkama ei saaks jõudluse pooleks olekski siis 535i ja siis M535i ja loomulikult M5. Et ma korra veel mainin ära, et konkreetne Ascona, et tegu on siis viimase faceliftiga ja niisugused mudelid tulid turule aasta 86 sügisel, neid toodeti umbes 2 aastat. Ja see auto pärineb aastast 87. Nii, et nagu ma ütlesin, me proovime teha see võrdluse niimoodi, et me proovime ette kujutada, kuidas olid need autod uuena ja loomulikult me ütleme, kuidas on autod praegul. Ütleme, et üks suurim erinevus nende 2 auto vahel üldse ongi see, rääkimata see, et Ascona on esiveoline, BMW tagaveoline, on see, et kui E28 tuli turule, siis ta tegelikult ei olnud nii-öelda uus mudel. Et ta paljuski passeerus eelkäijal E12-l ja seetõttu on ta võib-olla natuke niisugusem vanamoodsam. Aga samas Ascona, täpselt Ascona C oli siis täiesti uus mudel, sest Ascona B oli selline tüüpiline 70 sedaan, samuti tagaveoline nagu BMW, aga siis Ascona C pidi olema siis nii-öelda uue aja kuulutaja, sai niisuguse uue aerodünaamilise kere, esiveo ja nii edasi. Et kui me lähme nüüd aastasse näiteks mis iganes, kuna see mudel alates aastast 86, eks ole, see facelift mudel, ja läheme siis aastasse 86, aga võime minna ka natuke varasemasse aega. Et tegelikult ongi selge näha, et ütleme niimoodi disaini poolest, et kui 80-ndatel juba nii-öelda väga popp sõna oli aerodünaamilisus, siis on selgelt näha, et kui vaatame seda BMW disaini, mis läheb niimoodi, siis Ascona lähtuvalt tollasest moest läheb niimoodi. Ja ma arvan ka, et ütleme, et kui need autod olid tollal kõrvuti, seda enam ütleme, et võib-olla tänaval juba liikus ka näiteks 5. seeria BMW konkurent V124, et ütleme, et siis võib-olla tollal välimused kindlasti oli Ascona nii-öelda siis kaasaegsem auto. Nii et praegu 1 punkti saab kirja Ascona. Aga kui me tuleme aastasse 2025, me räägime hobiautodest, siis on pigem on juba siin see, et kui me niikuinii, et vana auto on ja mida vanem ägedam ta välja näeb, seda
parem see on, nii et ma ütleks tänapäeval annaks isegi nagu nii-öelda, mida annaks isegi, ta annaks kindlasti võib-olla välimuspunkti M535-le. Noh, seda enam, et see on muidugi, see on nii-öelda M535i, tal on lisaks spoilerid, asjad, mis on sellele mudelile iseloomulikud. Kuigi muidugi selle Ascona kasuks räägib ka see, et seal autol on all aftermarket väljad, mis muidugi väga palju annavad sellele välimusele juurde. Et vaatame ka siis, millised näevad autod välja seest ja alustame siis BMW-st. Muidugi, mis räägib M535i kasuks, on loomulikult sportsisu, väga mõnusad istmed, kihvt sportrool ja nii edasi. Ma lihtsalt toon välja, ma lihtsalt ütlen ka, et mis sellel autol nii-öelda siis need lisad on. Et see auto maksis uuena, maksis aastal 85 näiteks, maksis 100 Lääne-Saksa marka vähem kui 50 000, eks ole, ehk siis 49 900 marka. Aga nagu BMW-le tüüpselt oli see seeravarustus oli suhteliselt kasin. Ja ma lihtsalt ütlen, mis siin on nii-öelda, mida see esimene omanik on siis juurde ostnud ja palju see maksis. Et oli võimalik, ütleme, et kui sa niisuguse auto ostsid, uskuge mitte, isegi M535i puhul ei tulnud kaasa elektriaknaid. Et oli valida, et kas sa ostad siis ette või ostad see kõik 4. Ja selle auto esimene omanik otsustas, et ostab ainult ette. Taga on meil vändaga aknad ja ta maksis selle eest 793 marka. Lisaks ta ostis juurde endale katuseluugi, et oli valida kas mehaaniline või elektriline. Et esimene maksis neist 1156 marka ja teine, mis siis on selles autos 1525 marka. Mis võib-olla tundub veelgi imelikum on see, et isegi kesklukk tuli sellele kesklukustus tuli juurde osta, mida Anto omanik ka tegi ja maksis selle eest 486 marka. Et jah, et ühesõnaga sellised lisad. Loomulikult siin üht-teist veel, aga need olid nagu põhilised, mis kohe nagu nii-öelda silma hakkavad. Aga kuidas see ühesõnaga auto on? Ütleme niimoodi, et ta näeb äge välja seest, aga ma ütlen pigem nii, et kui sul on võib-olla näiteks mingi juba E34 või lausa mingi uuem E38, E39 või E32, et tegelikult see vahe ei ole väga suur, et sellist wow-efekti, et ostan veel vanema BMW, et seda ei ole, et ütleme, et kes on nende uuemate BMW-dega nagu tuttav, nende jaoks siin väga mingisugust üllatust ei ole. Ja selle auto puhul muidugi ütleme, et see must sisu, must nahksisu on võib-olla natuke monotoonne, aga see on maitseasi. Aga kindlasti, kes selle auto uuena ostis, et see oli ikkagi oli kõva sõna. Nii, et ma siis tulen ka tahaistmele ja kuigi öeldakse, et E28 üldse 5. BMW-d on kitsad, siis huvitav, ma mäletan, mul endal oli kunagi hästi ammu E34 näiteks ja tõesti, ega see palju ruumi polnud. Aga siin on tegelikult täitsa okei, sest see iste enne oli nii-öelda minu järgi paigas ja mul on siin põlveruumi, mul on siin pearuumi, nii et siin on tegelikult täitsa hea olla ja iste on ka mugav. Nii et väga hea, väga hea. Aga liigume edasi, vaatame, mida Ascona suudab pakkuda. Teeme niimoodi, et alustame sellest, et tegelikult see kujustus, kogu see nii-öelda siis võib-olla selle interjööri eelkõige armatuurlaua kujustus on tegelikult päris tolleaegse kohta kaasaegne. Ma isegi ütleksin, et mitte kehvem kui BMW-l. Kuid ka selle autol on tegelikult päris palju lisasi juurde ostetud. Et ma päris täpselt ei tea, et mis varustustasemega auto on, aga nii palju, kui ma olen vaadanud, uurinud, ta peaks olema nii-öelda GL ja siis ma loen nagu ette. Ma mainin ära, et palju see auto uuena maksis. Et kui meil BMW maksis 50 000 Saksa marka tollal või natuke vähem, väga natuke vähem, siis kuigi võib-olla aastal 87 veel lõpus või 86, kui juba nii-öelda seda facelift Asconat toetis, ta kindlasti maksis juba natuke rohkem kui 50 000 marka võib-olla. Aga selline Ascona maksis, oleneb varustusest, aga ütleme, kui ta oli siis see GL, nagu ma arvan, siis ta 22 000 või kuskil seal, 22 000 natuke rohkem, aga kindlasti vähem kui 23 000 Saksa marka, nii et ühesõnaga ta oli vähemalt pool odavam kui see M535i. Isegi natuke rohkem kui pool odavam, aga ütleme, et pool odavam. Kuid see auto on päris hästi varustatud ja siis ma loen ette, mida siis selle esimene omanik juurde ostis. Et kuigi, ühesõnaga, sellel autol on nagu näha, et kõik aknad käivad vändaga, aga oli võimalik Asconale ka osta elektriaknaid, aga ei olnud valida niimoodi, et kas ainult ette või siis kõik 4, vaid valida oli nii, et ainult kõik 4. Need oleks tollal maksud 1416 Saksa marka, mida siis esimene omanik arvestas liiga palju.
tehase investeering. Aga mida see omanik tegi, mis investeeringu? Ta ostis katuseluugi ja oli siis ka samuti valida, ei olnud, oli valida ainult mehaaniline katuseluuk, mida siis omanik ostis ja maksis see 890 Saksa marka. Siis ta ostis juurde ka keskluku, kahjuks ma ei oska öelda, palju see maksis, siis ma vaatan ühe teise Ascona hinnakirja praegul. Lisaks, nii uskumatu kui see ei ole, väidetavalt isegi juba siis, ütleme niimoodi, et vanasti jah ei olnud vanemate mudelitel, aga isegi sellel väidetavalt, kui ta on isegi keelvarustusest, ei olnud tahomeetrit. Selle on ta juurde ostnud. Mis on sellel autol veel hea, tal on 5-käiguline manuaalkast ja sellel autol on ka roolivõim. Et nii, roolivõimu hinna ma võin teile öelda, et see on 990 marka. Aga jah, ma kahjuks ei leia, ühesõnaga ma ei oska öelda, palju maksis. Ühesõnaga, et katuseluugi ja roolivõimu hinna ma ütlesin teile. Mida ma oskan juurde tuua, on see, et selle autol lisaks veel tehase toonklaas, ostetud lisana, mis maksis 242 Saksa marka. Nii et katuseluugi, toonklaaside ja roolivõimu hinna ma oskan teile öelda. Kuidas oli 5-käiguse manuaalkastiga, et seal oli olenes, et mis mootoriga tuli see kaasa, mis mootoriga ei tulnud. Igal juhul sellel on juba 5 ja nagu ütlesin, tahomeeter on tal olemas ja kesklukk ka, aga kesklukku hinda ma ei oska öelda, sest sellel hinnatabelis oli, mis mul siin on, olid ühes autos juba hinna sees. Nii, aga kuidas siis siin on? Ütleme niimoodi, et tegelikult siin väga mõnus istuda. Et selles mõttes ütleme niimoodi, et ma ei isegi ütleme, et võrreldes BMW-ga ma ei tunne, et siin oleks palju kehvem, et ütleme BMW loomulikult sportistmed, et toetasid rohkem külgedelt, aga selles mõttes, et see istu on ka niisugune madal, mõnus, nii et ei ole midagi kurta. Materjalid, kuna see on natuke nii-öelda parem Ascona, siin on niisugused mõnusad sametsed materjalid ja tegelikult see osa peaks olema ka pruun, aga kuna need lähevad lihtsalt ajapikku rabedaks, on välja vahetatud. Mõte oli see lasta üle värvida pruuniks, aga nii nagu asjadega on, et kui sa pead korralikult külge vandega, sa ei hakka enam lahti võtma. Nii ongi, et ma ütleks niimoodi, et kui nüüd minna tagasi, ütleme, et 40 aastat liigikaudu, siis loomulikult E28, eriti just M535i on seest luksuslikum. Et ikkagi see ikkagi luksuslikum, ägedam, see feeling on parem ja nii, et anname punkti siis M535i-le. Kuid nii nagu välimuse puhul, et me rääkisime, et kui tänapäeval mida retrom on, seda ägedam, siis tegelikult siinkohal ma annaks iga Asconale punkti juba ainuüksi see, et see pruunikas sisu, need pruunid toonid, see sametine materjal, pruun armatuurlaud, et see on palju retrom ja ütleme, et üks suur pluss, et kuigi BMW olid meil esimesed elektriaknad, aga sellel Asconal on meil klaasist katuseluuk, mis annab väga palju juurde nii-öelda seda autosse, seda valgust ja seda nagu mõnusat suve feelingut. Nii et selles mõttes, et kui me räägime nüüd hobiautost, siis ma annaks interiori plussi, annaksin Asconale. Aga lähme istume korra taha ka, vaatame, kuidas seal see elu on. Et kuidas on istuda Ascona tagaistmel, ma korra väike vahepõige, siin on näha, et siin on see ilusti säilinud see kõik originaalpruun, et pruunid asjad, täitsa niisugune mõnus retro. Ma ütleks niimoodi, et pearuumi on mul täitsa okeilt, ma ütleks sama nagu BMW-s. Jalaruumi on ka vist, et pärast saab võrrelda, et selles mõttes jalaruum on siin ka okei. Ja iste, ma ütleks niimoodi, et ma natuke tundsin, minu arust BMW iste oli kuidagi mugavam, et mul ei ole siin nagu ebamugav, et täitsa hea siin istuda, aga ma tundsin kuidagi, miski asi oli seal BMW-s, et nagu natuke parem. Et ma ei ütle, et siin midagi allem on, aga see oli pigem natuke parem. Aga siiski mõtlesin, et kuna see, ongi, kui autod uuena pluss BMW-le, retroautona üks punkt Asconale. Nii, ma korra näitan ka ära, mis meil siis nii-öelda mootorruumis on. Nagu mainisin, rahvakeeli 3,5 mootor, minu matemaatika ütleb 3,4 mootor, 160 kilovatti, selline see rida 6 välja näeb. Nii, ja siin on nii-öelda Ascona mootorruum, 1,8 liitri mootor, rida 4 karburaatoriga ja auväärselt 62 kilovatti. Ja minu poolt on siia pandud ka nii-öelda strutbar, see loomulikult heast ei tulnud, aga kuna ma taga väga palju käin sõitmas, seiklemas, siis mõtlesin vahest hea kursusteedel
natuke stabiilsem. Toon välja, mis mul väga selle Ascona puhul meeldib mootori puhul on see, et kui me vaatame näiteks siin BMW-d, et võib-olla kaamerast vaatab seda õlikorki, selline mõnus, mitte midagi halb, täitsa tavaline plastmassist, aga kui me vaatame nüüd Ascona omat, niisugune mõnus metalline, väga kihvt, et niisugune sisse pressitud kirjaga, nii et see mulle väga-väga meeldib. Niisugune tunne, nagu oleks mingisugune Aston Martin. Nii, et kuidas on siis sõita M535i-ga? Kes on meie vanad video vaadanud, see on vist meie kõik esimene video üldse, see teab juba, et täitsa hea on sõita ja nagu öeldakse, et ka teinekord sõites ei ole pettumus tulemas, pigem isegi praegu meil on isegi paremad teed. Ma tunnen, et ta on veelgi mõnusam, kui mul see auto oli meeles. Et siin on väga head sellised künklikud ja kurvilised teed, seega kogu auto iseloom tuleb väga hästi esile, nii et on väga mõnus, mõnus vana kooli sportsedaan. Et siin on tunda, tegelikult on tunda, et auto on üsna jäik, aga ta ei ole ebameeldivalt jäik, ta on lihtsalt tunda, et üsna jäik, aga juhitavus on täpne, ikkagi lähtume sellest, et tegu on autoga, mis on umbes 40 aastat vana ja teel püsib hästi, mis on muidugi selle M535i maasikas on muidugi see ridakuusmootor, mis nagu tüüpiline BMW ikka, et vajab pöördeid, et tuua nii-öelda see õige naeratus näole, aga väga hea. Väga mõnusa tämbriga, läheb hästi pöördesse, nii et puhas selline vanakooli nauding, selline mõnus analoogne sportsedaan, nii et sellist asja tänapäeval poest osta ei saa, isegi mitte €1 000 000 eest. Küll on muidugi see, et nagu ma ütlesin, et need teed nagu nii-öelda toovad kõik esile auto puhul, et siin nagu väga ei jää midagi nii-öelda märkamata, midagi ei ole siin nii-öelda auto võimalik varjata ja seda ma küll nagu ütlen, et tegelikult tõin ka välja, et tegelikult ei ole raske auto, et tänapäeval mõista saada kerge auto 1500 kilo, aga tollal muidugi ta oli niisugune keskpärane. Et näiteks kas või võrdlusena mäletan, mul oli kunagi Senator B, nii-öelda ju kõvasti uuem auto, ka ridakuusmootoriga 24 klappi, 3 litrine ja ma ei mäleta, minust see oli isegi natuke kergem. Aga see selleks, et igal juhul seda massi on tegelikult autos tunda. Et ma ei ütle, et võib-olla nagu siin midagi otsest halvasti, et ta kuidagi oleks nagu raske või oleks kuidagi selles mõttes kuidagi oleks nagu vähem funnim või ma ei oska öelda, loomulikult kui see auto võib-olla kaaluks 300 kilo vähem, et võib-olla siis tuleks kindlasti juba rohkem funnim, seda nüüd küll, aga otseselt ei ole nagu, ma ei too see välja nagu miinusena, aga lihtsalt seda on tunda, et see auto kaalub 1500 kilo. Et osad auto puhul on nagu suudetud seda nagu varjata, aga siin on jah tunda, et ta mingi mass on tal taga. Aga samas teel ta püsib väga hästi, nii et eks igal asjal igal mündil ole nii-öelda 2 külge. Et nii, et nüüd lähme teeme tiiru Asconaga. Et ma korra ütlesin ka, enne rääkisin ka need automootoritest, et see konkreetne nii-öelda siis M535i väidetavalt kuskuda neid vanu teste oli suuteline kiirendama 107,2 sekundiga, mis oli väga hea tulemus selle aja kohta. Aga ma ei oska selle auto puhul öelda, sest mul ei ole ühtegi testi tulemust ette näidata, aga tehase näite oli 12,5 sekundit. Nii et nii-öelda üks-ühel ei ole neid võimalik kõrvutada. Aga kuna tegu on nii-öelda vana autoga, siis ega see ei olegi kõige tähtsam. Lihtsalt ma tõin ära, et see oleks see võrdlus nagu olemas. Nii, et kuidas on siis sõita Asconaga? Ma ütleks, ma tean, ma olen see autoga nii palju sõitnud juba, et tegelikult Asconaga väga sõita. Et kui ma saime siis hoo üles juba, et samad teed, samad tingimused, ma tegelikult isegi ütleks, et võib-olla niimoodi neid siin kurve nautida, sõita on isegi Asconaga vaata parem. Tänu sellele, et siin on tõesti tunda, et Ascona on kergem.
Ja nagu me ju nii-öelda kõik teame, et eks ole, kui me räägime autodest, et ja juba sõidumõnust, eks ole, siis alati nii-öelda kergem auto alati peaaegu omab eelist. See oli ka siis Colin Chapmani ehk lootuse looja üks kinnisidee. Tema ütles, et add lightness ehk siis et lisa kergust. See oli otsetõlkes ehk siis alati kergem auto oli alati tema silmis parem kui raskem auto. Et jah, aga siin tegelikult väga okei on sõita ja et kuigi ma ütlesin, et see mootor ei ole muidugi nii võimekas kui on BMW puhul, siis tegelikult kui sul nii-öelda juba hoog üleval, eks ole, või kellegi see joone ei lähe, siis tegelikult ei ole üldse nagu probleemi. Et siin ka, et vahetad käiku, kiirendad, on väga-väga mõnus ja tõesti nagu iga meeter, mis autoga läbid, on tunda, et see auto on märgatavalt kergem. Et ma isegi, ma tean nüüd kõik BMW nüüd omanikud panevad meile sellise sinna, aga sellise teede peal, ütleme, et kui ma räägin nii-öelda siis sõiduomadus, juhitavus ja nii-öelda, mitte juhitavus võib-olla, kui ma hakkaksin mingisuguseid katsed läbi viima, siis võib-olla BMW ikkagi tuleks võitjana välja, aga puhtalt niisugune sõidumõnu, sõita, eks ole, siis tegelikult Ascona on isegi mõnusam. Et loomulikult ma ütlen, see kiirendus ei ole nii reebas, kui on M535i puhul, aga tegelikult kui anda talle nii-öelda võimalus ennast tõestada, siis tegelikult Asconaga on täitsa okei sõita. Et selles mõttes, et ei ole, et ma nii huvitav, kui see ei ole, ma ei ole kordagi tundnud selle autoga, et see auto oleks aeglane. Et ma ei tea, miks. Et kas ma sõidan taga võib-olla teistmoodi kuumate autodega, aga ma ei ole kordagi tundnud, et ma olen aeglane või ma kellegi läheks jalgu või kellegi ette. Uskumatu, kui see ei ole. Aga kui nüüd siis ka siinkohal anda hinnanguid, siis ma ütleksin niimoodi, et loomulikult, kui me oleme aastas võib-olla seal, ma ei tea, 86-87, siis M535 ikka loomulikult oli ikkagi tegijam. Selge see, et see Ascona on tavaline auto, ei pakkunud ta tollal ju midagi erilist, eks ole, aga M535i tollal ikka isegi see kiirendusnumber oli ikkagi üsna kõva sõna ja muidugi ka, ta oli kõvasti kiirem auto. Ma ei mäleta, peab järgi kontrollima, aga kui me eksi, kas isegi testides möödati, et selle makskiirus oli 237 km/h, mis on päris hea. Aga Ascona puhul ma arvan 170, aga tänapäeval loomulikult keegi seda ju järgi ei kontrolligi, ei proovigi, aga tollal, kui oli võimalus autobaani peal sõita, siis BMW oli ikkagi omas elemendis. Nii et jah, minnes ajast tagasi kindlasti vaatamata sellele, et võib-olla BMW on natuke suurem ja raskem auto, võib-olla võid ja et see Ascona võib-olla siis oma vahetuma olekuga võib-olla mingil määral isegi nagu funnim teatud teedel, siis ma ikkagi annaksin plussi BMW-le. Kuid kui me tuleme nüüd aastasse 2025 ja mõtleme, et mõlemad on hobiautod, me ei sõida endaga enam autobaanil, teoreetiliselt kiirendusvõistlus ei ole mõtet ka minna, sest kui tänapäeval on teemaks, et kellel kiirem auto on ja mõõdetakse neid numbreid, mis on koma taga, aga need numbrid, mis on koma ees, hakkavad 3-ga, eks ole. Et sellises olukorras loomulikult ei ole BMW midagi kaasa rääkida M535-il. Nii et ma isegi ütleks, et tänapäeval, kui me mõtleme siin ressursside peale, keskkonna peale, kas oma laste peale, mis maailma me neile jätame, siis ma isegi ütleks, et siinkohal ma annaks isegi plussi Asconale. Et ta, mõtlen, teatud olukordades taga mõnusam sõita, nii kiire ta pole, hobiauto puhul ei ole see oluline, aga samas nii palju, kui mina olen selle autoga sõitnud, ma olen ka umbes vaatan, jälgin palju ma tangin ja kogu selle perioodi jooksul 25 000 kilomeetrit selle auto keskmine kulu on alla 7 liitri 100-ni. Mis on päris hea tulemus. Et nii-öelda ütleks, et keskkonnasõbralik vana auto. BMW puhul ma ei tea, aga ma arvan, et see siis poole suurem mootor võtab ikka märgatavalt rohkem. Nii et lähtudes sellest, ma ütleks siis hobiautona isegi annaks Asconale punkti. Ja nüüd olekski võib-olla see lõpp kokkuvõte, et kumba siis eelistada. Kui me neid punkte nüüd siin hakkame kokku arvutama, vist hetkel on vist tasavägine, kui ma ei eksi see seis. Aga kui me vaatame neid auto hindasi, et ma rääkisin, et M535i oli 2 korda natuke rohkem kallim kui Ascona, kui teil uus, aga tänapäeval maksab selline viisakas korralik M535i. See auto on müüja
et hetkel on müüa, võib-olla kui video tuleb üles, siis on juba tal uus omanik olemas, oli vist 28 000 eurot ja niisugune auto Ascona, kui ta oleks sama korralik, oleks kuskil 7 000 eurot ehk 4 korda odavam. Nii et noh, selles mõttes võib-olla, kui selle kõik nüüd arvesse võtta ja palju üks auto pakub emotsiooni, palju teine, noh, siis võiks isegi öelda, et võib-olla kokkuvõttes ma tean, kaamera peas naerab, et Ascona on minu oma, et nüüd ma toon selle võidu kuidagi salagavalt koju, aga ma ütleks, võib-olla isegi Ascona oleks seda nii-öelda siis võib-olla isegi seda võitu väärt, kuigi meil ei ole siin ei võitjaid ega kaotajaid. Aga üks väga oluline asi on see, et miks mul see Ascona on sellepärast, et meie pere esimene auto kunagi 90. alguses oli Ascona. Et kui meil seda autot ei oleks olnud, suure tõenäosusega mind Ascona ei huvitaks. Nii nagu mind ei huvita, mitte ei huvita need toredad autod, aga ma ei oska nii väga lugu pidada võib-olla Sierradest, Santanadest ja mida iganes veel. Ma olen kõikide nendele, kes pole Ascona kunagi kokku puutud, jätab Ascona niisuguse mitte midagi ütlev auto mulje. Et selles mõttes ma isegi ütleks niimoodi, et kui mul Asconaga oleks kogemust ja ma mingit sellist autot otsiks, siis ma võib-olla isegi arvatavasti võtaks E28. Noh, mitte küll M535i, aga võib-olla seal mingisugune kas või 525i või 520i. Et ühesõnaga neid leiab viisakaid ka seal isegi võib-olla alla 10 000. Nii et selles kontekstis, et kui mul oleks võib-olla selline BMW siin kõrval, et oleks võib-olla meie lõpplause see, et selline ideaalne, mõnus, vanakooli hobe auto mõistliku hinnaga või nii-öelda mõistliku hinnaga veel kuni 10 000 eurot oleks siis näiteks BMW 520i E28.